Tänasel Halloweenil tahame sulle meelde tuletada legendi vampiiridest. Mina ise olen olnud terve elu vältel üks suur iidsete lugude ja müütide austaja, sest minu meelest nendes lugudes on peidus väga-väga palju tarkust. Läbi selliste legendide ja müütide on meile edasi antud olulisi hoiatusi, olulisi tarkuse terasid ja ka väga universaalseid lahendusi. Nüüd, kes meist ei oleks kuulnud legendi vampiiridest? Ja väga tihti seda legendi tõlgendatakse läbi hirmufiltri. Ehk siis tegemist on millegi väga müstilise, pimeda, kaasahaarava, ohtlikuga. Ja tänapäeval vampiire väga tugevalt romantiseeritakse. Ja mis on äge, on see, et vampiirid kõnnivad tänaseni meie hulgas. Lihtsalt tänapäeva vampiirid, neil ei ole enam kihvasid, nad ei kanna pikka musta ürpi, nad ei liigu ringi ainult öösiti ja ma olen päris kindel, et nad ei maga kirstus. Tänapäeva vampiirid on varustatud täiusliku naeratusega. Nad räägivad mesimagusat juttu ja päris tihti kannavad täiuslikku mõõtudesse õmmeldud rätsepülikonda. Tänapäeva vampiirid näevad välja teistsugused. Ja tänapäeva vampiirid ei ime sind mitte verest tühjaks, vaid sinu eluenergiast. Tänapäeva vampiirid tahavad su tähelepanu, tahavad su aega, tahavad su energiat ja väga tihti ka raha. Ja iidsed legendid õpetasid meid vampiire ära tundma ja tegelikult pakkusid ka lahendust selle osas, mis neid eemale peletab. Kanna hõbedat. Kui pole kulda, siis hõbe vampiiridele ei meeldi. Küüslauk. Kui sa ei lõhna nagu ohver, siis sind ei kohelda ka ohvrina. Mis tähendab seda, et ei ole mõtet suurt risti endaga kaasa vedada ja süüa küüslauku nii nagu homset ei tuleks ja sellega kõik inimesi eemale peletada. Vaid vampiirid kardavad päevavalgust, kardavad tõde. Ja vampiirid vajavad kutset. Mis tähendab seda, et kui sa sellist inimest enda füüsilisse, emotsionaalsesse või mentaalsesse ruumi ei luba, siis see inimene ei saa sulle mitte midagi teha. Sõltumata kogu sellest ilusast pakendist ja mesijutust sa saad öelda ei. Ja kui nüüd keegi praegusel Halloweeni ajal oma tõelist palet sulle näitab, siis usu seda ja käitu vastavalt.